Nii, ma kõigepealt näitan siis, kuidas minu koostatud põgenemistuba välja näeb ja kuidas see toimib. Kõigepealt on selline avaslaid ja siin on siis erinevad vihjed, erinevad kohad, kuhu õpilasel tuleb klikkida, aga alustame siit ülevalt vasakust nurgast. Kõigepealt siin on, eks ju, et kas sul õnnestub siis põgeneda enne, kui aeg otsa saab ja start the clock ehk siis siit tuleb mul vajutada aeg käima kõigepealt. Nii, aeg hakkas jooksma ja and then click here ehk siis vajutan siia. Nii, siin on siis tervitustekst, mis siis kõik toimub, mis on juhtunud ja mida peab tegema. Nii, esimese vihje jaoks või esimese salasõna jaoks tuleb vaadata video. Ja siin on siis kirjas ka, et siis lähen tagasi pealehele ja ülejäänud lehed, aknad, mis vahepeal avanevad, need kõik võib kinni panna. Et siit pealehelt tuleb võtta ka, klikida luku peale, kus on siis leht, kuhu saab kõik vastused sisestada. Nii, kõigepealt siis video vaatamine. Nii, siin on siis kõigepealt kirjas, mida ma täpsemalt tegema pean, millele tähelepanu pöörama pean. Ja siis, et then close this window and go back to the main page. Click on the padlock and enter the clue. Ehk siis vaatan ära, saan teada, mis salasõna on või mis see kood on ja lähen sisestan selle pealehel siis. Nii, siit läheb video käima. Haven't heard stories from me in a while, right? Nii, mina seda videot praegu lõpuni ei vaata, aga siit ma sain siis teada, et vihje oli, et it's purple and it has a fight with a pumpkin. Siis on lillat värvi ja kakleb jah kõrvitsaga. Sain teada, et see on turnip ja selle paningi näiteks juba kinni. Selle võin ka kinni panna. Nii, ja vajutan siia lukule. Nii, ja siin on, eks ju, all caps suurte tähtedega. Turnip. Nii, täitsa õige. Nüüd on vaja järgmist koodi. Järgmise koodi juurde jõuan ma siit. Click on the cat for clue number 2. Klikin tema peale. Nii on siis vaja puslet kokku panna ja after that enter the clue and click on something white and spooky on the main page. Ehk siis teen kõigepealt pusle ülesande ära. Nii, siit tuleb pusle kokku panna. Ma ei hakka seda kõike kokku panema siin. Läheb palju aega. No, siit natuke. Ühesõnaga, siit tuleb järgmine vihje, järgmine kood, mis siis on. Okei, ma teen selle ikkagi lõpuni. Oih, see oli siin. Ei olnud, siin all. Nüüd see läks teise taha peita. Nii. Well done, your code is 3110. Lähen siis, panen siit neid asju kinni ja lähen sisestan koodi siia. Nii. Täitsa õige, olen geenius ja vaatan, et järgmisena tahetakse siis 5-tähelist sõna ja kõik on jälle suurte tähtedega. Selle panen kinni siit, tean, et ma pean minema siis nüüd millegi valge ja hirmsa peale. Ehk siis siit lähen, click on the ghost to learn some new words. Siit avaneb vabandust. Igal juhul see video tuleb õpilasel siis ära vaadata ja siit nagu ühtegi vihjet või salasõna ei tule. Nüüd tuleb pealehel natuke ringi jälle vaadata ja click on the pumpkin for clue number 3. Ehk siis siin nüüd on neid samu sõnu on siin harjutuses vaja.
For clue number 3, match the pairs. Ja siis then enter the clue, go back to the main page and click on somebody who kidnapped Gretel and Hansel. Nii, kõigepealt teen siis selle mängu ära. Nii, mis meil siin on ka? Nii, ja siit tuli mulle great, the clue for lock number 3 is head with no hair. Ja kui ma nüüd mõtlen selle eelmise video peale või jah, siin oli ka see sõna, et mis Halloweeniga seotud sõna võiks olla, siis on skull. Nii, kõik jälle toimib. Nüüd on 8-tähelist sõna vaja. Selle võib jälle kinni panna. Siit võib ka kinni panna. Nüüd tuleb klikkida siis kellegi peale, kes siin röövis need lapsed ära. Ehk siis nõia peale. Nii, do the riddle. I'm a body with 2 legs, 2 arms and a head, but I look like I'm naked and bare. What am I? Ehk siis ma sain teada, et ma olen skeleton. Nüüd tuleb siis järgmiseks vihjeks on 3 sõna, mis on kokku kirjutatud üheks sõnaks. Selle panen kinni. And then enter the clue and go back to the main page. Nii. Main page'il vaatan, et 5. clue jaoks tuleb siia peale klikkida. Clue number 5, solve the secret code. Nii. Mis see secret code on? Tuleb siis tähed sisestada. Nii. Siit panen finish. Ja check my answers. Ei pea õpetajale vastuseid saatma. Ja oih, midagi. Treat, tõhtäht peab olema seal, jah. Ma ei hakka seda uuesti tegema. Nii, ja panen selle vastuse siia ära. Trick or treat. Nii, järgmisena on vaja 5-numbrilist koodi. Lähen siit tagasi, selle panen jälle kinni. Siit tuli Moona isa peale vajutada järgmiseks. Nii. Read through the text Moona received from her friend. Loen selle läbi ja nüüd koodiks on 5-numbriline mingi kood. Kõik kohe algul tahavad kirjutada need numbrid siin selles järjekorras 2, 5, 8, 2, 5. Ehk siis 2, 5, 8, 2, 5. Vajutan järgmine. Nope, try to enter the numbers the other way around. Ehk siis teistpidi 5, 2, 8, 2. Nüüd täitsa toimib. Nii, ja viimane asi on siis 7-täheline sõna. Ja vaatame, mis siit edasi läheb. Go back to the main page and click on the dancing teacher. Panen siit jälle kinni. Ja vajutan pealehel siis tantsiva õpetaja peale. Nii, ja viimane on siis selline mäng. And the last word is your clue. Nii, mul tuleb jõuda siis Päti juurde. Nii. Päti käes. Järgmine ka. No nii, ei olegi nii lihtne, lähme tiiruga. Nii, olemas. Nii, ja viimane pumpkin.
ja saingi tehtud ja siit ma viimane sõna oligi pumpkin ja sisestan selle siia ära. Pumpkin. Nii. Ja saingi ruumist välja. You're out, the end. Ja siia saab siis tagasisidet ka jätta. Nii, ja ongi kõik. Niimoodi see mäng siis käib. Lähed sa siis oma Google Drive'i ja lisad uue Google esitluse. Nii, siis see on sinu see pealeht. Siit meil seda tekstikasti ei ole vaja, seda tekstikasti ka ei ole vaja ja siit sa lisad kõigepealt tausta ja taustaks mina valisin pildi, mul oli ta Google Drive'is olemas, aga siit saab siis laadida üles kas oma arvutist või internetist otsida. Nii, nüüd ta sättis ilusti selle sinna taustaks ära, et ma ei pea seda kuidagipidi sobitama sinna tausta, et oleks ka saanud loomulikult sisesta pilt, aga siis ei pruugi ta olla täpselt samas mõõdus. Nii, esimese asjana siis lisan siia tekstikasti selleks, et siis see esimene see tervitustekst nii-öelda lisada sinna. Selle ma võtan siit. Nii, teen selle valgeks. Oih. Vaatan, kus see siin oli. Võtame valge. Nii. Vabandust. Ja tekst valge. Nii, nüüd on see lihtsalt siin, et mina lisasin lisaks ka sellise raami sinna, selleks ma võtsin sisesta pilt ja otsisin veebist näiteks frame. Siit, no näiteks selle võtan, et siin on hästi palju erinevaid, mida saab võtta, valida. Nii. No ja panen näiteks selle talle siia ümber. Ühesõnaga, siin on sellist natukene nikerdamist, natukene mängimist, et selle peale ma praegu väga palju aega ei raiska. Tõmban teda natuke pikemaks näiteks. No nii. Läks mul sealt välja. Okei, siin tuleb natukene mängida sellega. Tõmban seda natukene siia. Nii. Järgmisena lisan ma kella. Kell on mul Google'i selles YouTube'is välja otsitud. Kodus ainult. Seal oli olemas. Okei, et paned YouTube'i otsingus näiteks Countdown Watch 20 minutes näiteks. Ja mina võtsin näiteks selle. Nii kopeerin siit selle lingi. Lähen tagasi ja selleks, et seda kella siia saada, siis on sisesta video. Nii, otsib selle üles ja vali. Ma teen ta natukene väiksemaks ja lisan siis siia. Nii, see pildile sa hakkad siis lisama erinevaid detaile ja see kindlasti see raam tuleb väga palju ilusamaks teha, et see praegu on väga kole siin. Selleks, et ta hakkaks nüüd viima erinevatesse kohtadesse, erinevatele lehtedele ja erinevatele slaididele, siis tuleb linke lisada. Nüüd lingi saab, ma ei saa praegu tegutseda isegi, sest see raam on mul siin ees. Võtan selle raami korraks ikkagi siit eest ära üldse. Nii, selleks, et sellest sõnast here teha link, tuleb sisestada ja siit võtta link. Kuna mul linki hetkel veel ei ole, siis ma pean kõigepealt tegema selle lehe, kuhu ta mind suunab. Ehk siis siit võtan uus Google'i esitlus. Nii. Ja siia ütleme, et võtaks siis mingi teise tausta. Igaüks saab ise valida, mis tausta ta tahab. Vaatan, kas siin näiteks valin seekord
otsingust, näiteks Halloween. Nüüd ma võtan selle siit. Nii, ja nüüd siia tuleks siis lisada esimene vihje või esimene tekst, et minul oli see tervitustekst siin. Lisan teksti välja, kuigi ma arvan, et ma tegin vist isegi enne veel ühe kasti sinna. Ma proovin, teen enne mingi kasti. Lisan kõigepealt kasti kujundi. Teen siia niimoodi. Ja siia nüüd lisasin siis tekstikasti. Niimoodi. Nii. Ja ütleme, et see esimene tekst on mul siin olemas. Ma võtan selle siit. Nii. Siin tuli siis vaadata seda videot. Seda teksti stiili saab loomulikult siin ju muuta. Näiteks siit mingi teise stiili üldse võtta. Praegu tagasi. Lihtsamalt praegu. Nii. Ja siia ütleme, et ma tahaksin lisada nüüd videot, siis samamoodi sisesta video ja siis saad siit selle YouTube'i, no näiteks mul ei ole selle. Ühesõnaga siit saab selle video siia kohe otse selle slaidi peale salvestada. Nii, oluline hetk on nüüd selles või siin, et meil tuleb kuidagi nüüd saada selle lingi, selle slaidi link. Nii, kui ma nüüd vaatan, pealkirjade esitlus on mul siin, ma muudan selle, alati tasub oma neid faile ilusti rühmitada või kuidagi nagu korralikult süstematiseerida. Et siin mina nimetasin kõik ringi, näiteks see on, et ütleme, et esimene, ütleme, et videoslaid on see mul. Nii, nüüd oleks mul vaja siis seda linki. Hangi link. Nii, mitte piiratud, kindlasti tuleb igaüks, kellel on link. Ja nüüd on hästi oluline koht on see siin, et kui ma siia lisan selle, siin selle märgistan ära, et kui ta klikib sinna sõna here peale, et tuleks see videolink, siis valin siit link, kleebin, aga selle edit asemel siin peab olema preview. Siis ta viib kohe sinna nagu slaidi esitlusse, et siis ei saa seda enam muuta, et ta nagu ilusti viib õigesse kohta. Nii, no siin me saame kohe nüüd kontrollida. Ma panen siit selle video oma kinni, käivita esitlus. Ja kui ma siia peale vajutan, siis ta viib mind kohe siia slaidi peale ilusti. Jah, nii. Samamoodi ühesõnaga tulebki hakata, siit võib välja panna. Tulebki hakata sisestama, ütleme, et ma sisestan mõne pildi ka praegu, et ma näitan, kuidas see toimib. Võtame siit Drive'ist ühe pildi. Selle pildi näiteks. Mul ei ole praegu läbipaistva taustaga, no mis siis, et siit näiteks kui siit otsida pilte, et siis sealt saab kohe otsida. Ma võtan selle ära, siis ma näitangi. Sisesta. Siis on pilt. Võtame siit otsi veebist ja kui ma siit näiteks võtan pumpkin, kohe raputas ennast, pumpkin, siis ja PNG panna lõppu või siis näiteks ka transparent, background. Nii, siis peaks saama sellise pildi. Jah, millel tausta ei ole. Nii, ütleme nüüd ma tahan selle muuta lingiks, siis on samamoodi. Kõigepealt ma pean mõtlema, et kuhu ta mind siis viib, kui ma tahan sellest, ütleme, et mul on miskit valmis juba tehtud Learning Apps'is. Nii, pean siin sisse logima. Okei. Nii, võtan siit My Apps. Ja mul on siin midagi juba valmis tehtud, siis kopeerin siit selle lingi ja võta siit ka full screen link. Siis on
siis on nagu ilusam vaade. nii, nüüd sisesta link ja rakenda. ja nüüd kontrollime, kas töötab. käivita esitlus. nüüd, kui ma siia pumpkini peale või selle jack-o'-lanterni peale vajutan, kohe viibki mind õigesse kohta. nii, ehk siis oluline on siis see linkide lisamine siin ja editi asemel siis kindlasti seal lingis asendada sõnaga preview. nii, praegu ma jätan selle pooleli siit. nii, teisena ma näitan seda, et kuidas koostada siis seda lehte, kui õpilased hakkavad koode sisestama. selleks võtad Google'i vormid. Google'i vormid, paned pealkirja, no näiteks mul oli Halloween escape room. nii, siia paned siis kirjeldused, mida teha, näiteks, et sisesta kõik vastused selleks, et lukku avada või midagi sellist. nii, esimene küsimus siis. siia tuleb siis panna lühike vastus. näiteks lihtsalt panna lock one. nii, ja siia tuleb nüüd siis, esiteks tuleb ta kohustuslikuks teha. teiseks, kui ta on näiteks tekst või mingi sõna, siis siit valid tekst, sisaldab, las see jääb nii, nagu ta on ja see on see, kuhu sa kirjutad õige vastuse. näiteks minul oli seal näiteks. nii, ja siia kirjutad selle, et mis siis saab, kui ta valesti pani, näiteks no try again, proovi uuesti. nii ja siia kirjeldus kindlasti ka võtta. siin sa annad siis vihje näiteks, et see on, mis ta siis on, 7, ei ole 8-sõnaline, let's a word, 8-täheline sõna. nii, võib näiteks veel all caps panna vihjeks või siia võib ka teisi vihjeid lisada ja vihjeid saab ka lisada siia. näiteks mul üks oligi seal, kus arv tuli sisestada ja ma arvasin kohe, et pannakse nagu teistpidi selle, sisestatakse see arv, siis siia võibki näiteks kirjutada, et ei proovi näiteks numbreid teistpidi või midagi sellist. nii, ja nüüd järgmine oluline samm on see, et tuleb vajutada siia lisajaotis ehk see tähendab seda, et edasi teisi koode ennem sisestada ei saa, kui eelmised on sisestatud ja eelmised on õiged olnud. ehk siis teist koodi ei saa hakata avama enne, kui esimene kood on lahti murtud. nii, ja lisan selle. siia näiteks võid siis kirjutada tubli töö või midagi sellist, et siia saab lisada ka pildi, lisakujutis või ka video, kus keegi, näiteks minul oli viimase selle slaidi peal, kohe selle mängu lõpus, päris lõpus oli siis video, kus lukk avanes, näiteks selle võib lisada. nii, ja nüüd lisan järgmise küsimuse. näiteks siis on mul siin jälle lühike vastus. Lock 2 ja näiteks kui on arvuga tegemist, siis ongi siin, et arv on number. nii, ja näiteks 25, oli vist 28, 25 näiteks. nii, et see peab olema kohustuslik ja panen kirjelduse ka ehk siis selle vihje. näiteks või siia võib ka mingi muu vihje lisada ja siis vaatame, nii. siin peab olema võrdne, vabandust, et siin peab olema võrdne, nüüd see 25, 8, 25 ja nüüd ütleme, et kui läks jälle valesti, siis pandaks sorry, try again või midagi sellist. nii, ja lõpetada siis niimoodi siis lisad oma 7 või 10 või mitu lukku sa ise tahad. ja lõpetad siis niimoodi, et lisad siis selle lõpu näiteks, et tubli, pääsesid toast välja ja siis lõppu võib jälle lisada mingi kujutuse, mingi pildi, siit saad siis valida mingi pildi sinna lõppu. ja nii lihtne ongi.